Minu toidulisanditest, ma võin sellest rääkida aga lühidalt, kuna neid ei ole väga palju. Ma olen üle 10 aasta, täpsemalt siis 11 aastat saanud täis, olen olnud taimetoitlane ja viimased üle aasta olen olnud puhtalt vegan, et mul ei ole ka enam piima ega munatooteid sees. Et see on siis see background. Ja kuna praegu on meil liikumas erinevad moodsad viirused, mida kõik meist teavad, siis ma olen kindlasti lisanud oma ratsiooni praegu täiendavalt D-vitamiini. Et ma võtan regulaarselt D-vitamiini, püüan võtta seda iga päev, sest peamiseks selle viiruse leviku põhjuseks on just D-vitamiini puudus. Et paljud ka sellised viirused hakkavad levima talvel just seetõttu, et ei ole piisavalt päikest ja meie keha ei suuda ise piisavalt D-vitamiini genereerida. Siis see toidulisand on antud koha peal nagu väga õigustatud. Täiendavalt ma olen hakanud võtma ka B12 vitamiini, kuna see on selline vitamiin, mida saab siis punasest lihast ja munast ja maksast. Ja seda ma olen igaks juhuks võtnud lisaks. Ning magneesium. Magneesium on selline asi, mille puuduses vaevleb põhimõtteliselt kogu maailm. Et see on hästi tugevalt oluline mineraal meie keha, luustiku ja lihaste ja kogu struktuuri ülesehitamiseks ja seda ehitusmaterjali on pidevalt nagu vaja uuendada neid varusid. Ja magneesiumi puhul on probleem selles, et iga magneesium ei ole omastatav, et seal peab teadma teatud kui sa lähed suvaliselt, võtad apteegis tablette, siis see ei pruugi olla sugugi kehale omastatav. Ja hea viis magneesiumi omastamiseks ei ole üldse suukaudne, vaid on nahakaudne. Et ma teen vahest magneesiumivanne. Magneesiumivann on siis, paned seda sellist magneesiumi mineraalsoola, mingi 3-5 supilusikatäit jalavanni kohta ja siis leotad jalgu seal sees. Et kui ma käin saunas, siis ma teen sellist jalavanni. Aga ma olen leidnud, mul on ma kuulan ühte Ameerika teadlast, kes töötab väga palju just nende toidulisanditega ja pigem nagu orgaanilise toiduga ja temal on labor, ta uurib neid, Mike Adams, võib-olla keegi teab. Temal oli selline huvitav nipp, mida ma olen kasutanud ja ma soovitan ka teistel proovida. Et kuna ma kasvatan idusid palju, siis idude kasvatamine on selline hea kiire viis vitamiinide saamiseks. Üks päev on sul seeme, mis on põhimõtteliselt tärklis ja jahu ja 2 päeva hiljem imekombel lisades natukene vett hakkab see seeme elama ja korraga seal on terve Mendelejevi tabel on kusagilt sisse tulnud. Seal on erinevad vitamiinid, seal tekivad, mineraale seal loomulikult ei teki, aga vitamiinide poolest ja toit ja erinevate nende ma ei suuda praegu seda õiget nime leida, aga see toit on nagu kehale hästi rikas ja kasulik. Ja nüüd sinna lisaks on selline nipp, mida õpetas see sama ameeriklane, on see, et kui ma idusid leotan vees idandamise ajal, siis ma lisan sinna vette juba mineraale, nagu näiteks see sama magneesium. Või kui on siis tsinki, et sa teed lahuse, paned seal 2 teelusikatäit võib-olla seda magneesiumi sinna vee sisse ja nüüd selle veega leotad neid idusid või kastad neid idusid. Ja siis need idud võtavad selle magneesiumi sealt vee seest, sest nemad otsivad ka ju omale toitaineid. Ja nad töötavad selle ümber taimseks magneesiumiks, mis on kehale palju paremini omastatav. Ja ma märkan kohe, kuidas idud läheb palju kiiremini lähevad roheliseks, nad hakkavad kohe kasvama
et on näha, et see magneesium jõuab nendesse ja siis seda juba süües on see nagu looduslik mineraal. Et selline nipp. Paneb ka väetist, jah. Ja toidulisanditest rohkem ei olegi mul midagi lisada. Tsinki olen võtnud siis, kui ma sain omale ka selle koroonahaiguse, siis ma sõin kõvasti tsinki ja peale seda ma olen ka. Tsingiga on see, et seda ei tohi üle doseerida, et kõvasti ei tähenda seda, et ma sõin seda mingites suurtes kogustes, vaid lihtsalt regulaarselt. Et tsink on ka väga tugev immuunsüsteemi abiline, mis on just selliste haiguste perioodil profülaktilises mõttes on tasub seda võtta. Ja siis olen profülaktikat teinud ka MMS-iga. Kes teab, see teab, et see ei ole nagu toidulisand, aga see on selline omamoodi huvitav ravim, mis siis aitab nende samade viiruste ja haigustega väga hästi toime tulla.